Maailm koosneb väikestest ehitusüksustest, mida me kutsume aatomiteks. Aatomid erinevad üksteisest mõõtmete, massi kui ka sisemise ehituse poolest. Aatom ei ole jagamatu, vaid koosneb omakorda veelgi väiksematest osakestest. Aatom koosneb positiivsest prootonist, neutraalsest neutronist ja negatiivsest elektronist. Prooton ja neutron moodustavad tuuma, selle tõttu kutsume neid ka tuumaosakesteks ja elektron tiirleb ümber tuuma. Elektron on tavaliselt palju, elektronid jagunevad elektronkihtidele ja erinevad elektronkihid moodustavad elektronkatte. Siin on nüüd siis joonistatud liitiumi aatomi mudel. Me näeme, et liitiumil on keskel 3 prootonit ja 4 neutronit. Ja ümber tuuma tiirleb siis 2 elektronkihil 3 elektroni. Elektronkihid moodustavad elektronkatte ja elektronkate praegust on siin siis negatiivse laenguga -3 ja tuum on positiivse laenguga +3. Seega aatom kokku on 0 laenguga ehk neutraalne. Nüüd ma palun teil järgnevad reeglid kirjutada endale vihikusse ja need tuleb pähe õppida. Sul on võimalik videos teha nüüd paus, et sa saaksid rahulikult need endale vihikusse kirjutada ja mõelda. Prootonite arv võrdub alati neutronite arvuga ja need kokku annavad massi arvu. Neutronite arv ja prootonite arv on ka kokku tuumaosakeste arv. Prootonite arv võrdub alati tuumalaenguga, kuna tuumale annavad laengu prootonid. Ja prootonite arvu kutsutakse ka aatomi number Z-iks. Prootonite arv võrdub alati elektronide arvuga, kui meil on tegemist neutraalse aatomiga. Veel üks reegel, mis tuleb pähe õppida, on see, kui palju elektronkihtidel on elektrone ja see käib reeglite järgi. Me hakkame lugema elektronkihte seestpoolt väljaspoole ehk see siin on esimene kiht, teine kiht. Sellel aatomil rohkem kihte ei ole, aga maksimaalselt võib meil kihte olla kuni 7. Esimesele kihile mahub maksimaalselt 2 elektroni. Kui meil on rohkem elektroni, lähevad need järgmisele kihile. Teisele kihile mahub maksimaalselt 8 elektroni, kolmandale kihile maksimaalselt 18 elektroni, neljandale kihile maksimaalselt 32 elektroni. Kuid palun tähelepanu. Kui meil on tegemist viimase kihiga, siis sinna läheb alati ainult 8 elektroni. Ehk siis, kui kolmas kiht on viimane, siis läheb sinna ainult 8. 18 läheb juhul, kui kolmas kiht ei ole viimane, vaid kihte tuleb veel. Kui neljas kiht ei ole viimane, ehk sul on ka veel 5 kiht, siis läheb sinna 32 elektroni maksimaalselt. Kui neljas kiht on viimane, siis läheb sinna maksimaalselt 8. Ehk kui meil on tegemist viimase kihiga 8 elektroni. Erandiks on siis, kui meil on ainult 1 elektronkiht. Kui meil on 1 ja ainuke elektronkiht, mis on siis ka viimane elektronkiht, siis sinna mahub maksimaalselt 2 elektroni. Palun ole nii hea, kirjuta kindlasti need reeglid endale vihikusse ja need tuleb pähe õppida. Aitäh sulle!